Tere, hea Delfi vaataja ja kuulaja. Eelmisel nädalal ründas Iisrael Iraani. Järgmisel nädalal toimuvad NATO tippkohtumine ja Euroopa Ülemkogu. Arutame nendel teemadel heade külalistega siin Euroopa Parlamendis Strasbourgis. Tere tulemast sotsiaaldemokraatide ridadest Sven Mikser. Tere päevast. Yana Toom Keskerakonnast. Tere. Ja Jüri Ratas Isamaast. Tervist, aitäh kutsumast. Sven Mikser, te olete pikalt regiooni jälginud. Kui kaua see veel kestab ja kui kaugele see võib minna? No me oleme näinud, et mitmed konfliktid, mida alustatakse sellise lühiajalise täppisrünnaku tähe all, venivad aastate pikkuseks. Et loodame, et Iisraeli-Iraani sõjaga niimoodi ei lähe, aga ma ei oleks ka väga imestunud, kui see konflikt jääks lõumama päris pikaks ajaks. Miks Iisrael praegusel hetkel selle rünnaku ette võttis, on mitu võimalikku tõlgendust, et ühest küljest Benjamin Netanyahu on aastate jooksul korduvalt rääkinud sellest, et Iraan on loetud nädalate või kuude kaugusel sõjalise tuumavõimekuse omandamisest ja viimane hetk on sellele läbi siis sellise rünnaku piir panna. Teisest küljest võib ka olla tegu sellise võimaluste aknaga, kus Iisraeli juhid tunnetavad, et on nõrgestanud nii Teherani kui ka tegelikult tema regionaalseid satelliite piisavalt, et praegusel hetkel on võimalik see operatsioon läbi viia Iisraeli jaoks võimalikult väikeste kaotustega. Ja kindlasti olukorras, kus Gaza humanitaarkatastroof ju tegelikult ei ole kuhugi kadunud, vaid jätkub, et kindlasti see uus eskalatsioon Iraani suunal tõmbab tähelepanu ära teistelt käimasolevatelt kriisidelt. Meie jaoks kahetsusväärselt loomulikult lisaks Gazale ka Ukraina sõjalt. Aga märkimisväärne on muidugi, et Iisrael võttis sellise sammu ette vähemalt pealtnäha ilma Ameerika Ühendriikide otsese õnnistuse või heakskiiduta. Ja üks suuri küsimusi kindlasti on, eriti täna Trumpi ootamatu lahkumise valguses G7 tippkohtumiselt, et kuhu suunas siis liisk langeb Ameerika Ühendriikides, sest Trump on rääkinud vajadusest kehtestada mitte üksnes vaherahu, vaid tegelikult saavutada permanentne rahu ka Iraani ja Iisraeli vahel. Samal ajal Iisraeli juhid kindlasti üritavad survestada ameeriklasi tunduvalt otsesemalt sekkuma, kui ameeriklased seni on pidanud võimalikuks teha. Jüri Ratas, kas Iisraelil oli õigus teha seda, mida nad tegid? Ma arvan, et Iisrael kaitseb oma huve, oma territooriumi, oma inimesi. See on selles mõttes nii keeruline küsimus, aga kui palju seal on erinevaid kõrvaltahkusid. Aga selge on ju see, et kui Iraani režiim on alates 79. aastast, ütleme siis pea 45 aastat, öelnud, et nende eesmärk on hävitada Iisraeli riik, siis täna peale ka Iraani rünnakuid ma olen selles mõttes nagu Sveniga nõus, et ma arvan, et Iisrael on täna, ma ei tea, kas öelda, kui nii võib üldse öelda nagu super heas või väga heas positsioonis, et selge on see, et see sõda, kui see eskalatsioon edasi läheb, siis väga suure tõenäosusega ikkagi pigem jääb selliseks õhuvägede sõjaks, et siin on Iisraelil nii suur nagu eelis ees. Ma arvan, et Iisraeli ootus täna Ameerika Ühendriikidele on väga konkreetne, et Ameerika Ühendriigid tuleksid sellesse sõtta ise sisse. Ja ma arvan, et see lõik, mida soovitakse, millest on ka ju palju räägitud, on see, et ainus, kes suudab selle Iraani võimaliku siis looduse või kalju all oleva tööstuse või selle labori maatasa teha, on USA võimsad relvad ja USA pommikandja. Kas seda nüüd USA teeb või mitte, seda kindlasti siin laua taga ei otsustata, aga ma arvan, et üleüldiselt meie vaatevinklis Iraan on olnud ikkagi selgelt ju väga tugev liitlane agressor Venemaale. Iraani kas siis teatud drooniosad või droonid, aga kokkuvõttes nende sõjaline võimekus on tapnud ja teinud väga palju paha Ukrainas. Ja ma arvan, et selles vaatevinklis Iraani nõrgestamine on kindlasti hea. Nüüd küsimus on selles, mis siit edasi saab ja selles mõttes on saatejuhil ju õigustatud küsimus, et kui me räägime NATO tippkohtumisest ja üldse
Euroopa Liiduga positsioonist, et kui tugevasti nüüd kogu Ukraina teema tegelikult hakkab selles igapäevases päevakorras allapoole vajuma ja see on, ma arvan, siis meiesuguste riikide ülesanne seda teemat jätkuvalt fookuses hoida. Yana Toom, kas oleks saanud vältida seda, mis juhtus ja kes oleks saanud seda vältida? No seda sai muidugi vältida Iisrael, sest 14. juunil pidid algama läbirääkimised, sest Trump andis 60 päeva, et oli ultimaatum, et 60 päeva jooksul te peate leppima ära, kuidas te hoiate ära selle tuumarelvastuse arendamise Iraanis. See tähtaeg, see kell kukkus, pidi kukkuma 14. aga päev enne seda siis Iisrael alustas õhurünnakuid ja vähe sellest, me saime ju teada mingi nädal aega tagasi, et vahetult enne seda USA saatis Lähis-Idasse ehk siis Iisraeli 20 000 drooni, mis olid lubatud Ukrainale. Nii et ma ei ole siin sugugi nii optimistlik nagu kolleegid, keegi väga optimistlik ei ole, aga see, et Gazas toimunu on täiesti tahaplaanile vajunud, suhtumine Iisraeli on muutunud päeva pealt, ka siin majas on seda tunda, toimus teatud kannapööre, veel mõned päevad enne seda rünnakut kõik mõistsid Iisraeli tegevust Gazas hukka, ma ei tea, Prantsusmaa ja Belgia ja paljud teised, no Eesti muidugi mitte, aga sellegi poolest see oli nagu valdav enamus ikkagi Euroopa Liidus. Enam keegi Gazast ei räägi, Ukraina konflikt vajub tagaplaanile, siin on Jüril muidugi õigus. Ja see, et see asi võib kesta väga pikalt, see on ka selge, sest praegu Iraan ju saadab tegelikult selget signaali, et nemad on valmis läbirääkimisteks. Mida ütleb selle peale Netanyahu, et keegi ei räägi läbi enne, kui kõik need tuumarajatised ei ole ära hävitatud. Ja muidugi mulle jääb silma nagu endise ajakirjanikuna aga valusalt see, et iga Iisraeli ohvri puhul me teame alati, kes see inimene on, mis on ta nimi, mis on tema, ma ei tea, biograafia, mida kõike veel. Inimesed, kes kukkuvad Iisraeli rünnakute all, see on lihtsalt mingisugune anonüümne inimmass ja neisse ka suhtutakse vastavalt ja see on tegelikult väga valus ja väga vale. See on Mikser. Milline on praegult nende riikide sisepoliitiline olukord, et kui kindel on Iraani režiim ja milline seis on Benjamin Netanyahul ja kui palju see mõjutab seda, millised otsused ta on langetanud? No Benjamin Netanyahu valitsus on olnud siseriiklikult väga habras pikka aega, et tegemist on kindlasti kõige radikaalsemalt parempoolse valitsusega Iisraeli ajaloos. Sinna kuulub mitmeid ministreid nagu Bezalel Smotrich, nagu Itamar Ben-Gvir, kes on ka Iisraeli enda sisepoliitikas olnud sisuliselt sanitaarkordonis ja neid on peetud liiga ekstremistlikeks, et neile valitsusvastutust usaldada. Benjamin Netanyahu otsustas nad kutsuda pärast viimaseid valimisi valitsusse. Ja see valitsus on olnud ebapopulaarne. Benjamin Netanyahu ise on olnud mitmete uurimiste all seoses erinevate korruptsioonisüüdistustega ja paljud analüütikud seal hulgas Iisraeli sees ütlevad, et tegelikult sõja jätkamine, olgu siis Gazas või muudel rinnetel, on tegelikult üks viis, kuidas Benjamin Netanyahu saab oma enda poliitilist eluiga pikendada ja see kindlasti ei ole hea motivatsioon selleks, et pidada ohvriterohkeid sõdu. Kui nüüd toimuksid valimised, siis kõigi eelduste järgi, aga need eeldused on tihti osutunud ka ekslikeks, Benjamin Netanyahu peaks võimu kaotama. Seal valitsuses on tegelikult neid veelahkmeid veelgi, et on ka ultraortodoksid, kes tegelikult seisavad selle eest, et seda Haredi kogukonda ei koormataks maksudega ega kohustataks sõjaväest teenima. On teised sekulaarsemad parteid, kes võivad olla suhteliselt sellised sõjakad muudes küsimustes, aga kellele see on väga valusalt pinnuks silmas. Nii et kohti, kus koalitsioon võiks rebeneda, kui neid ei hoiaks koos vajadus koonduda sõjaolukorras lipu ümber, on väga palju. Iraani režiim on olnud siseriiklikult erakordselt ebapopulaarne palju aastakümneid. Samas tuleb kindlasti tõdeda seda, et jällegi sattudes välisrünnaku alla, siis ei ole üldse mitte kindel, et inimesed suhtuvad kuidagi sümpaatiat aga nendesse jõududesse, kes siis väljast poolt relvade ja pommidega üritavad režiimi muuta. Kui see nüüd on eesmärgiks, et Iisrael on ju tegelikult eitanud, et nende vahetuks eesmärgiks oleks režiimi muutus, et nende eesmärgiks vähemalt retoorikas on üksnes tuumaprogrammi ja ka ballistiliste rakettide arendamise programmi lõpetamine. Aga nad ei varja, et nad hea meelega näeksid ka seda klerikaalset teokraatlikku režiimi seal langemas.
Samas ütleme, Ameerika luureandmed, mida siin esitles hiljuti Tulsi Gabbard, luurejuht, ei kinnita, et Iraan oleks kuidagi eriliselt nüüd aktiviseerunud viimastel kuudel oma tuumaprogrammi arendamisega. Nii et see, kas see nüüd on puhtalt luurehinnangutel põhinev otsus seda operatsiooni alustada, väga raske öelda. Aga me oleme ka varem näinud, et tegelikult kui need isegi kui sellised ebademokraatlikud, repressiivsed ja ohtlikud režiimid kukutatakse, siis ei pruugi sugugi puhkeda õide demokraatia üleöö. Ja tihtipeale järgnevad väga valusad kataklüsmid, verised võimuvõitlused ja tihtipeale ka terrorieksport teistesse riikidesse. Aitäh. Me loodame, et selle esimese lõigu sisu ei ole aegunud. Me salvestame teisipäeva pärastlõunal seda saadet, aga igal juhul saab ka salvestuse avaldamise hetkeseisuga öelda, et NATO tippkohtumine ja Euroopa Ülemkogu on veel ees. Jana Toom, meil tuleb tippkohtumine, mille kommunikees on tõenäoliselt selline 4-5 lõiku võrreldes varasemaga, kus on neid 40-70. Kas te räägite praegu NATO või Euroopa Liidu? NATO tippkohtumisest Haagis. Me teame, Donald Trumpi jaoks loeb ainult see, et saaks riigid lubama, et 5% tuleb kulutada SKT-st kaitsele. Et kas me võime Eesti riigis jääda sellega rahule, et see on meile tähtis, vaatamata sellele, et tegelikult muud teemad ei saa käsitletud? Ma saan aru, et Eestis valitseb sel teemal poliitiline konsensus, siin pole nagu väga midagi ära arutada. Aga küll mul endal on siin päris valus kogemus siin samas majas. Meil on praegu MFF-i ehk siis 7-aastase eelarve ülevaatamine selline kuskil keskel. Sinna on veel 2 aastat selle perioodi lõpuni jäänud. Ja meil näiteks sotsiaaltööhõive komisjonis hääletati maha minu enda raport, sellepärast, et seal oli sees säte, mis annaks võimaluse raha, mis on üle jäänud, mis on kulutamata jäetud erinevates fondides kasutada kaitsekulutusteks. Ja siin imelikul kombel sotsiaaldemokraadid hääletasid koos patriootidega selle raporti vastu. Nii et mina vähemalt siin majas ei näe nagu laia konsensus sest teemal, et kõik oleksid rõõmsalt nõus 5% kulutama. Seda vist ei juhtu, aga Trump nõuab ka seda, et NATO liikmesriigid kasvataksid 30% võrra oma relvastuse mahtu ilmselt pidades silmas, et nemad hakkavad seda meile müüma. Nii et ma ei ole väga, ma ei näe mingit nagu sellist selget konsensust ees. Ma arvan, et Euroopa Liidu jaoks on ikkagi pigem lahendus see niinimetatud willing coalition ehk siis nende riikide koalitsioon nii sees kui väljaspool Euroopa Liitu, kes on valmis panustama kaitsesse rohkem kui teised. Sest et 27 nagu ühest suust oleksid avaldanud oma nõusolekut, mina seda küll ei ennusta. Jüri Ratas, see, et lubatakse kulutada 5% kuskil NATO kommunikeest, tegelikult ei tähenda ju seda, et seda ka tegema hakatakse. Me tegelikult teame, et see number 5 sisaldab 2 liidetavat, 3,5 ja 1,5, aga ma tulen kohe selle juurde tagasi, et ma arvan, et 47 USA president on esmakordselt tulemas selles mõttes Euroopasse, et mis on seotud nagu NATO tippkohtumisega, kus ta ei kohtu siis liidritega üks ühele või et ta kohtub siis kõigi NATO liikmesriikide juhtidega. Ja ma arvan, et see on nagu väga oluline. Kui vaadata nii palju, kui meil on infot, siis ma arvan, et see on midagi sarnast, mis oli 2017, kui Trump tuli siis 45. presidendina esmakordselt NATO tippkohtumisele. Nüüd see 5% Eesti mõttes, ma arvan, meie jaoks see on väga tähtis. Meie jaoks on väga tähtis seda taset hoida, anda sõnum välja, et Eesti tegelikult ju teeb seda, Eesti panustab see 5%. Nüüd miks ma ütlesin, et siin on tegelikult 2 liidetavat, sest et ühelt poolt ma usun, et see kokkulepe saab olema väga tugev 3,5%. Ja nüüd see 1,5%, ma arvan, et see saab olema lähiaastatel väga selline hall tsoon, kes panustab taristusse ja kes ütleb, seda taristut on vaja igapäevaselt. Isegi see 3,5, kas riigid hakkavad päriselt seda tegema ka? Ma usun küll, et kui me näeme seda, mis on ikkagi 2017-18 aastast, kui palju on sõjalised kulutused tõusnud, palju need on tõusnud peale 24. veebruari 2022, siis ma usun, et see on ikkagi eelnevalt ka NATO peasekretäri Martin Rutte poolt niivõrd palju nagu läbi räägitud, et ma ei usu, et soovitakse, et see NATO tippkohtumine esimene, mis on Trumpi tänasel ametiajal, et see kukub kolinal läbi, eriti arvestades geopoliitilist olukorda.
nii et ju need liidetavad on pandud üsna täpselt paika, et iga riik saab sealt NATO tippkohtumise õhtult minna oma riigi ajakirjanduse ette ja pressikonverentsile ja öelda, et see on meie jaoks oluline ja see on positiivne sõnum. Nii et selles mõttes ma arvan, et see ei ole üldse mitte halb suund. Nii et see 5% on muidugi, millest me Eestis räägime ja ma arvan, me peamegi sellest rääkima, aga ma arvan, et jah, et tegelikult see sisu on kahes liidetavas, mitte ühes. See on Mikser, mis on parim stsenaarium, mis on halvim stsenaarium Haagist? Kas tuleb Donald Trumpi show? No eks seda on võrdlemisi keeruline ennustada, et just neil tundidel, kui me seda saadet salvestame, on Donald Trump kolleegide jaoks mõnevõrra ootamatult ja pisut vara lahkunud G7 tippkohtumiselt. Nii et milline täpselt saab olema Donald Trumpi ülalpidamine NATO tippkohtumisel, seda saame näha siis, kui see aset leiab. Selge on, et Donald Trump soovib liikmesriikidelt saada kokkulepet kaitsekulutuste märkimisväärseks suurendamiseks. Kokkulepe loomulikult on tore asi, kokkuleppe elluviimine on tihtipeale teine asi, et kui 2014. aastal NATO tippkohtumisel lepiti kokku 2% kaitsekulutuste määras, siis selle saavutamiseni paljud riigid jõudsid alles aastaid ja aastaid hiljem ja mitmed ei ole tänaseks veel jõudnud, kuigi suunduvad, rühivad sinna poole. Et oodata, et see 3,5 pluss 1,5% nüüd täiendavalt kaitsesse realiseeruks järgmise aasta riigieelarvetes kõigis liikmesriikides on kindlasti ülearu optimistlik. Mis mulle muret teeb, on see, et tegelikult liikmesriikide ohuhinnangud jätkuvalt erinevad. Liikmesriikide pealinnade prioriteedid on jätkuvalt väga-väga erinevad ja paljud suhtuvad sellesse Venemaalt lähtuvasse ohtu, mis meie jaoks on eksistentsiaalne, oluliselt lõdvemalt. Ja nii kaua, kuni liikmesriikidele antakse võimalus neile, kes tunnevad ohtu teravamalt, panustada rohkem ja võtta ära raha teistelt eluvaldkondadelt ja suunata see riigikaitsesse, et siis me tõmbame endal hinge kinni, samal ajal kui mitmed suured riigid, kes tõepoolest suudaksid Euroopa kollektiivset kaitsevõimet või NATO kollektiivset kaitsevõimet edasi vedada, vaatavad seda nagu pealt ja annavad meile lahkesti loa seda teha. Et sotsiaaldemokraatide seisukoht tegelikult on see, et kui me räägime näiteks sellest samast midterm review'st või selle eelarveperioodi kesksest ümbervaatamisest, et siis tegelikult tuleks hakata käsitlema kaitsesse tehtavaid investeeringuid samalaadselt teiste valdkondadega, et näiteks kui me räägime siin ühtekuuluvusfondide rahade ümbersuunamisest, et see siis tähendaks seda, et kui me lubame selleks, et nagu regionaalset arengut ja tööhõivet soodustada, lubame seda raha kasutada näiteks autotööstuse töökohtade loomiseks, et siis me samalaadselt käsitleksime ka kaitsetööstust, mida siiani ei ole tehtud. Samamoodi, kui me räägime ESF Plussist või sotsiaalfondist, et siis kui me lubame näiteks koolitada töötajaid ümber teistes kasvavates valdkondades toime tulema ja tööd leidma, et siis me käsitleksime kaitsetööstuse valdkonda samalaadselt. Et ma arvan, et see oleks ühest küljest, ta ei läheks nende fondide sihtotstarbe vastu, aga tooks oluliselt raha juurde kaitsesse selle arusaamisega, et tegelikult kaitsetööstus, eriti kaitsevõime loomine, on samuti majandustegevus, mis loob uusi töökohti, mis tõmbab majanduskasvu, mis edendab innovatsiooni. Nii et ma arvan, et see on selline terviklik vaade, kus me tegelikult ei vastanda kaitsevaldkonda teistele valdkondadele, vaid vaatame seda ühe osana meie arengu tervikust. Kui tohib ühe lisanduse siia teha, et ma arvan, et võib-olla sellest NATO tippkohtumisest me nagu eestlaslikult soovime niisugust mustvalget dokumenti ja see ei ole halb, aga väga suure tõenäosusega niisugust väga selget programmi tegelikult sealt ei sünni ja ei peagi sündima. Minu meelest hästi oluline on ka see, et mida tegelikult Trump ütleb, et mis saab olema USA lähiaastate poliitika just Euroopa suunas. Mida see tähendab? USA võitlejad, USA sõjavarustus, kas see jääb Euroopasse või see läheb Euroopas, kas ta seda mainib või mitte. Et ma arvan, need poliitilised sõnumid saavad olema selle tippkohtumisel nagu väga-väga tähtsad. Ja loomulikult ka see, et seal on võimalus ju öelda ka kõigil nendel NATO liikmesriikidel, kes on Euroopa poolt NATOs, välja oma positsioonid laua taga, kus on ka Trump. Nii et mõelda, et nüüd me paneme paika tohutu suure lepingu sellest tippkohtumise lõpust või punktid, see ei olegi tegelikult selle asja eesmärk.
ma arvan jah, et see numbriliselt on see 5%. See on hästi lühidalt. Hästi lühidalt kindlasti on väga oluline vaadata teise silmaga seda, mida Trumpi administratsioon teeb Venemaa suunal. Et eile ka G7 tippkohtumisel Trump jõudis öelda, et oli väga suur viga Venemaa sealt omal ajal välja arvata ja tema soov tegelikult näib jätkuvalt olema see, et nii-öelda Venemaale taas käsi ulatada ja panna see erisuhe või see kahepoolne suhe Venemaaga teenima mingisugust Ameerika first agenda punkti. Et sellisel juhul muidugi on nagu küsimus, et kuivõrd saab samal ajal tõsiselt panustada siis nende Euroopa riikide kaitsmisse, kes seda Vene ohtu jätkuvalt teravalt tajuvad ja selle kadumist mingisuguses nähtavas ajaperspektiivis ei usu. Aitäh, Yana Toom. Zelenski ilmselt lahkub tühjade pihkudega Haagist, et kas tal on valikud, kas ta peab tegema head nägu ja mitte tegema kära nagu Vilniuses? No ma ei oska nagu öelda Zelenski valikute kohta, ma arvan, et ta saab üldiselt väga hästi hakkama sellega, mida ta teeb ja ma ei tea üldse, kas oleks mõistlik teda süüdistada selles, et ei saavutanud mingeid oma eesmärke, sest lihtsalt on olukordi, kus see lihtsalt pole tema võimuses, aga kui tohib, ma teeks sammu tagasi selle eelmise jutu juurde, et me siin arutame neid NATO asju ja üldse seda kulutuste teemat, nagu see on kuidagi nagu mingi eraldi pusletükk, aga tegelikult asi on väga kompleksne. No ma toon näide, ma olin siin ühes lähetuses paar nädalat tagasi Ruuris Saksamaal, kus on see ThyssenKrupp, kõige suurem Saksamaa terasetootja. Ja seal on väga kompleksne see asi. Meil on rohepööre, meil on õiglane üleminek. Saksamaal on Euroopa Liidu kõige kallim elekter, muidugi see kogu see tööstus neelab meeletus koguses elektrist. Tulemus on see, et nende tootmismaht on vähenenud mingi 15% ja meie enda Euroopa kaitsetööstus ostab Hiina terast, kuna Hiina teras on 20% odavam. Ja sakslased lihtsalt annavad, et kuulge, hakkame juba nüüd tegelema protektsionismiga, sest me lihtsalt pole väljapääsu Euroopa Liidus. Et mida ma tahan öelda? Et kui me suudame seda asja nagu vaadata kompleksselt ja kui me teatud ambitsioonid tõmbame nagu madalamaks, arvestades oma majanduslikud võimekust, siis me saame palju kergemini jõuda nende protsentideni. Aga kui me näeme, et meie enda tööstus kannatab, inimesi ei ole, tööstus kahaneb, me ostame Hiinast ja me räägime sellest, me oleme sõltumatud, see on naljanumber. Me asendame ühe sõltuvuse teisega ja see on väga lühinägelik. Me teeme lõpuringi Euroopa Ülemkogu teemal, mis toimub kohe pärast Haagi tippkohtumist Brüsselis. Jüri Ratas, kas me saame Venemaale kehtestatud sanktsioonid pikendatud? Ma ei tea, niisuguse kohvitassi peale tuleb nüüd vaadata ja siis ennustada, et 18. pakett on töös. Nii palju, kui mina tean, on Eesti sinna oma positsioonid andnud. Ma arvan, et see oleks hästi oluline, et me läheksime sanktsioonide pakettidega edasi ja sama oluline, kui mitte veel olulisem on see, et tegelikult Ülemkogu Euroopa Liit suudaks neid sanktsioonipakette, mis on juba tehtud Venemaa vastu ja mis siis aeguvad või hakkavad aeguva, et neid pikendada. Et selge on see, et see kõik, mida Eesti positsioon oli 17. paketis, mida me sinna sisse soovisime, oli aru saada, et tuleb seda ambitsiooni maha võtta ja teha see ära, mis sel hetkel võimalik on. Ja see oli, ma arvan, et nagu rahuldav resultaat. Nüüd, kas tulevad uued sanktsioonipaketid peale, ma tõesti, see on nagu ennustamine, et seda ma loodan, et suudetakse. Ma loodan, et sellist kuidas öelda, sellist ühtset tunnetust täna on, aga ma ütleks, et veel olulisem on, et olemasolevad sanktsioonipaketid saaksid jätkuma. See on Mikser, milline on elu Venemaa jaoks pärast seda, kui need olemasolevad sanktsioonide paketid ei saa pikendatud? Kui palju lihtsamaks see teeb sõjapidamise? Mida karmimad on sanktsioonid, mida rohkem nad pärsivad Venemaa võimet ümber relvastuda, Venemaa üleüldist majanduslikku arengut ja toimetulekut, seda väiksem on Venemaa võime sõda pidada, seda väiksem on Venemaa võime uusi relvasüsteeme arendada ja toota. Ja seda suurem on ka tõenäosus, et mingisugune rahulolematus Putini režiimiga kogub jõudu ka Venemaa sees. Kuigi sellele ma väga palju ei panusta, diktatuurid on valmis minema väga kaugele selleks, et oma võimu hoida, selleks, et sellist siseriiklikku rahulolematust maha suruda. Ja ei tundu ka, et sõda Ukrainas oleks Vene kodanike seas ülearu ebapopulaarne paraku küll. Aga kahtlemata sanktsioonid nõuavad, nende pikendamine, uute sanktsioonipakettide vastuvõtmine nõuab nõukogu laua taga jätkuvalt konsensust.
mis tähendab, et see ahel on nii tugev, kui on tema kõige nõrgem lüli. Ja ma olen selles mõttes Jüriga nõus, et sanktsioonide ellurakendamine on tegelikult võtmeküsimus. Aga teine võtmeküsimus loomulikult on see, et ega Euroopa Liit ei ole ju päriselt üksinda, et meil on teisi sarnaselt mõtlevaid riike, kes on mõjukad riigid, kes on majanduslikult tugevad riigid. Et oluline on, et me suudaksime seda ühisrinnet Venemaa pitsitamiseks pidada tunduvalt laiemana ja ma arvan, et võtmemängija siin loomulikult meie partnerite hulgas on ka Ameerika Ühendriigid, on loomulikult teisi olulisi, näiteks Ühendkuningriik või Kanada, aga Ameerika Ühendriikide võimene just nimelt Venemaa sellist finantsilist toimetulekut keerulisemaks muuta on kindlasti kõige suurem, isegi vaatamata sellele, et Euroopa Liit majandusena on mõnevõrra suurem kui Ameerika Ühendriigid, siis tegelikult Ameerika Ühendriikide võime Venemaad survestada on neist suurem. Ja, me rääkisime sellest, kuidas Lähis-Idas toimuv varjutab Ukrainas toimuvat ja Yana Toomi käest küsikski lõpetuseks. Te mainisite ka MFF-i 7-aastast eelarveperioodi. Sellega hakkame tegelema nüüd alates järgmisest ülemkogust, kui palju see võib varjutada Euroopa kaitsevõime rahastamist ja kõike muud, mis me peaksime tehtud saama, millest me siin 2 aasta jooksul saadetes rääkinud oleme. No kuulge, mis juhtub meiega 1-2 aasta pärast, see on praegu tõesti, me kõik vajame siin kohvipaksu. Tohib, ma ikka teen sammu tagasi selle juurde, mida kolleegid rääkisid. Et ma lihtsalt kutsun meeles pidama, et 10 aastat tagasi pool Venemaa riigieelarvest moodustasid nafta ja gaasi müügitulud. Praegu on 30%. Ja nemad ka ei maga. Ja siin ma olen Sveniga täiesti nõus, et me võime kehtestada mida iganes, aga kui selle nafta hinna laega USA kaasa ei tule, siis sellel pole ka mõju, olgem ausad. Nii et see, millest lepib kokku Euroopa Liit on muidugi väga tähtis, aga ilma USA-ta siin sellel pole nagu seda mõju ja me näeme praegu Trumpi käitumisest, et kuna tema arvab, et tema on suur lepitaja, siis ta ikka hoiab Putinile seda ust lahti, nii et ma ei usu, et ta tuleb sellega kaasa. MFF-i küsimuses ma tõesti jään praegu vastuse võlgu, mis on minu jaoks lahtine küsimus ja sellele ei vasta ka Euroopa Komisjon. Nad praegu üritavad sellesse olemasolevasse MFF-i lisada mingisugust paindlikkust, et me saaksime raha kasutada nii-öelda mitte päris sihtotstarbelikult, kui näiteks ühtekuuluvusfondist võtta kas või kaitseks. Kas see paindlikkus jääb kestma ka järgmises MFF-is ja komisjonis tuli mulle vastus, et kes seda teab, elu näitab. Ja tegelikult nii ongi, elu näitab. Ja. Kui tohib sest MFF-is 2 sõna, et ma arvan, et see algus saab olema selline jõuluvana kingikott, et kus kõik soovid pannakse laua peale, mis on täiesti vastandlikud. Kes soovib põllumajandustoetusi ära võtta, kes soovib neid suurendada, kes soovib teha Euroopa Liidu üleseid makse, kes ütleb, et see on mõeldamatu. Ja ma arvan, et siis hakatakse liikuma nagu selles kokkuleppe suunas, et ju see nii läheb, et vaevalt me siin lähiajal nüüd näeme suurt MFF-i kokkulepet ja see ei peagi nii olema, sest et kokkuvõttes on siit natukene aega minna. Ja, aitäh Jüri Ratas, Yana Toom ja Sven Mikser. Delfi on järgmisel nädalal kohal nii Haagis kui ka Brüsselis. Kuulmiseni, vaatamiseni.